Tere, siin on Kanadon muhedad ja siin on minu hiline vastus Skyplusile. Ühesõnaga, mäletab keegi Paela? Jah, mina ka mitte. Igatahes Sky Plussis rääkis nagu raadios siis Paelast, eks ole. Ja ütleme nii, et mitte just kõige positiivsemal viisil. Ja noh, mis seal ikka, viskame siis kõrva peale. Sealt saate kogu info kätte. Ma tahaks aga rääkida ühest teisest teemast, mis on tänapäeval ka loomulikult väga aktuaalne. Ja see nüüd räägibki, Irmo rääkis siin oma lapsest ja tänapäeva lapsed on ju internetis, YouTube'is ja igal pool mujal ja lapsevanemad võib-olla alati ei teagi päris täpselt, mida nad seal näevad ja kuulevad ja teevad. Ja kui te arvate, et teie laste kõige lemmikum laul on mõni nendest, mis siin Sky Plus teile mängib. Näiteks Despacito või midagi. Nende hulgas on Despacito! Teil on nii palju vabu valikuid. Ja te võtate just aga tegelikult lemmikud kipuvad tulema hoopis mujalt ja hoopis teistelt artistidelt või siis niinimetatult artistidelt, tegin jutumärke õhus praegu näppudega. Ma armastan sind ka. Ja sealt nad hangivad ka kõiksugu informatsiooni ja eks suureks probleemiks on muidugi ka see, et sealt nad teinekord saavad seda, mida te ei taha, et nad saaksid. Aga ega siin on väga keeruline kätt ees hoida. Okei, kodus veel suudate kuidagi kontrollida, aga lõppude lõpuks on neil ka juba nutitelefonid ja need on ju ka internetis ja siis nad seal isekeskis võivad igasugused asju vaadata. Ja mina sain ka sellise üllatuse osaliseks siin eelmisel nädalal, kui ma transportisin 2 esimese klassi junsut trennist koju. Ja kui üks junsudest käivitas oma nutitelefonist ühe laulu. Suunas selle sinu auto helisüsteemi ka. Ei suunanud. Ühendas Bluetoothiga. Ja no ma räägin, et nad teevad seda ka veel ja siis sa jäädki kuulama. Ja nad hakkasid siis kuulama ühte laulu. Kaasa laulma. Ja ka kaasa laulma kõva häälega. Ja muidu ei oleks ju midagi väga halba selles iseenesest, kui sinna laulu sõnadesse ühte koma teist ei oleks poetatud. Ja sõbrad näiteks ei eksisteeri, eks ole. Ei, lastel ei ole sõpru. Mis asjad need sõbrad üldse on, eks ole? Ei ole lastel sõpru ega klassikaaslasi ega midagi, kes ropendaks. Ei, sealt see ei õpi mitte midagi. Kõik tuleb ainult YouTube'ist ja just minu video pealt mina olen kõiges süüdi. Eks ole? Ja no ütleme, see ei ole nüüd tegelikult kõige ropum asi, mida internetist leida või YouTube'ist, et siin käib üks padu ropendamine ja ma ei tea, miks nendel YouTuberitel on vaja sükst roppus suust välja ajada. Sa saad tähelepanu ja... Jah, muidugi me ropendame tähelepanu jaoks, eks ole. Olete te f***ing puudega. Äkki ropendame selleks, et ennast väljendada. Äkki Paelas oli sees 3 f***ing roppust, et oleks mingid fillerit, et sõnad läheksid kokku muusikaga. Äkki on mõni lihtsalt harjunud niimoodi rääkima. Keegi käsi teie lastel meie videoid vaadata, eks ole. Meie ei ole f***ing süüdi selles. Kusjuures, ma praegu meelega ropendan võimalikult palju. See pask, mida nad ajavad, on lihtsalt absurdne. Internet on täis igasuguseid asju ja sealt nad paraku need näevad, aga siis nad hakkasid selle lugu laulma ja laulsid kõva häälega kaasa ja selles laulus on ka üks eriliselt ropp sõna, mida nad eriliselt rõõmuga kilkasid. Eriliselt ropp sõna? Türa. See on 2 korda f***ing. Ei, see on p***kui. 1 türa. Oi, see on juba kriminaalkuritegu. F***ing on k***ima. Türa on lihtsalt nokku ebatsensuurne kureti sünonüüm, eks ole. See ei ole nii hull. Ah jaa, peaks mainima, et te ise lasete raadios jumala tihti mingi populaarseid lugusid ja kõike on. Ja on siin keegi, kes ütleb, et tänapäeva poplugudes ei ole üldse roppusi. Ma olen täiesti veendunud, et lasete igapäevasel baasil lugusid, milles on rohkem roppusi kui Paelas. Aga lihtsalt kedagi ei koti ja selles ongi asi. Teie lapsed käivad koolis. Mida kõike nad sealt õpivad? Te ei kujuta ette, kui palju koolis ropendatakse. Aga ei, see ei koti kedagi. Ma ei traumeeri teie lapsi ega sunni neid ropendama. Kui ma panen laulu 3 roppust. Please calm your f***ing t***s. Ja siis nad lihtsalt lasevad Paela. Video point on selles, et nad räägivad nagu selleks jube hull asi. Et populaarses loos on 3 f***ing roppust. Kas te palun saaksite f***ing aru, kui f***ing
f***ing ajuvaba see f***ing nagu see f***ing jutt on, eks. Jah, ropendamine ei ole f***ing lahe, aga lapsed siiski ropendavad ja jäävadki f***ing ropendama. Sa ei saa seda lihtsalt niimoodi muuta. Ropendamisega on lihtsalt nii, et sa pead teadma, kui palju ja millal. Aga noh, vanemad inimesed, kuulake nüüd ka, millega noored tegelevad.